Kuule, Mihkel, ma ostsin endale DJI drooni, aga mis on esimene asi, mis ma tegema pean nüüd? Esimene asi, sa pead ennast drooni käitajaks registreerima. Kui su droon kaalub üle 250 grammi, on kohustuslik lennuohutusinfosüsteemi koduleheküljel omale selline unikaalne käitamisnumber saada. Kui su droon on alla 250 grammi, kuid tal on endiselt kaamera, pead täpselt samamoodi käitajaks registreerima. Peale seda, kui sa oled käitamisnumbri kätte saanud, tuleb see drooni alla kleepida. Kui see on tehtud, siis teise asjana pead sa omale A1, A3 pädevustunnistuse saama, mis on Eestis avatud kategooria jaoks. Seda saad ka lihtsalt Transpordiameti koduleheküljel. Kõigepealt on sul selline teooriamaterjal, mille sa loed ilusti läbi. Räägitakse üleüldistest lennundusreeglitest, üleüldisest sellistest droonispetsiifilistest reeglitest. Ja kui see on tehtud, siis juba selle järgselt võtad sellise väikse interneti teel oleva eksami ja oledki juba üsna pea kaugpiloot. Nüüd avatud kategoorias lendamiseks. Esimene asi, kui sa nüüd lendama tahad hakata, on see, et lähed Estonian Drone Map leheküljele, vajutad koha peale ja näed sealt ilusti ära vastavad lennureeglid. Paar sellist lihtsat reeglit, mis peavad alati olema täidetud. Üks asi on otse nähtavus ja teine asi on see, et sa vastadki NOTAM nõuetele. Ja mis need NOTAMid on? NOTAMid ongi need, mida sa näed Estonian Drone Mapilt. Ehk kehtivad lennupiirangud. Avatud kategoorias on kuni 120 meetrit maksimaalne kõrguspiirang. Linnalähistel aladel ja igasugustel lennujaamade läheduses on need piirangud veelgi väiksemad ja need on kõik nähtavad tegelikult sealt samalt Drone Mapilt.